Hei, võtame nüüd selle portaali teise poole ja võtame kollektiivi energia lugemise ette. Uue kuuma vee. Njam, njam, njam. Vaatame, mis seisud on. Mida kõik see esimene portaali osa meile on andnud. Mida tahab meile veel see sügav vee seis öelda? Mida tahab ta meile siis peegeldada sealt põhjast? Ahah, ütleb, hakkame aga lugema. Meie energia, kus me oleme, on uus algus. Illusioonid on seotud unistustega. Reaalsus on uute pakkumistega seotud. Need hirmud on kõigest ilmajäämisega seotud. Miks see meid kogu aeg naerma ja? Kuidas sellest välja tulla? Mis sa arvad? Aja maha võtmine on koodsõna. Ahah, keda mida saab usaldada? Mis aitab meil terveneda? Mis on see, millest loobuda? Mida luua ja manifesteerida? Kaks väikest ärevat klõbistajat jätkavad oma valvetööd. Ja see, mis toob meile rahu. Nii. Väga huvitav ja ilus. Nii, millise paki me võtame siia endale lisaks, kas sinu või sinu? Meil on päikekuu. Okei. Võtame päikekuu ja tule. Päike tuli. Kuu tuli. Ja tulem. Ära kuku. Vau. Tulemus on tugev. Ütleme nii. Seisab. Tornike seisab, palun. Nii. Edasi ei segagi. No nii. Kui kaunis. Kui kaunis, kui kaunis. Lausa imeline.
põhja all on meil õiglus. Luna. Pean need ikkagi panema kõik nii, nagu nad tulid, et ma saaks õige sõnumi praegu ta ütle. Okei. Nii, Luna andis meile korraga kohe 3 sõnumit siia. Nii. See läheb siia. Meil on laua peal jälle arvestatav osa suurest arkaanist ja nii õiglus kui õiguse mõistmine, mõlemad on siin väljas. Okei, vaatame edasi. Tundub, et meil on ka kõiki elemente ilusti esindatud. Ei ole väga suurt ülekaalu. Luna tahab veel midagi öelda. Kokku 5 kaarti. Ahah. Okei. See tuleb siia ja see tuleb siia. Näe, kui kindlalt töötakse mulle kohad kohe ära. See on nii tore. Ega ma ei pea väga palju ise mõtlema, nagu sa aru saad. See on ju eriti mugav, on ju? Ega me ei taha ju ise väga mõelda ju. Usaldades see nii juhtubki, et ei ole vaja väga palju ise välja mõelda enam. No nii. Viimase portaali viimane kaart hüppas täna välja meile päikese poolt. Ikka. Varjatud haarded on ikka seal ookeani põhjas sügaval, eks ju. Teekond kuu valguses. Ja. Paneme selle siia. Nii. Ja meil on ka Mary Magdalene täna siin. Ja midagi, nagu sa näed, ei lasta mul veel välja lugeda. The secret. Saladus. Tänulikkus.
ja perception. See uskumatult sinine taevas selles süvavee pildis, millest me oleme rääkinud suga täna. Ja see teadvus, millega me oleme seotud, mille osa me oleme. See võime kõike seda hoomata ja näha. No nii, meil on nüüd kõik kaardid siis väljas ja käes ja igalühel oma sõnum ja tõesti seekord siis niimoodi, et kõik pidin välja laduma, nii kuu, tähed kui Mary Magdaleni sõnumid. Ja Luna ütleb, et ära luba mineviku mustritel ennast enam mõjutada ega tagasi hoida, kinni hoida. Usu võimatu võimalikkusesse. Ta kinnitab veel, et on aeg võtta enesejuhtimine enda kätte. Väga tugevad sõnumid, eks ju. Sinu enesekindlus on sinu edu võti kogu sinu teekonnal. Ka selles transformatsioonis, eks ju. Ainult sinu enesekindlus viib sind edasi sellesse muteerumisprotsessi. Usk, et sa oled siin selleks ja sa suudad seda. Sa oled väga lähedal oma eesmärkide saavutamisel, mis iganes need sul on. Mary tuli siia lauale väga suure sõnumiga, mis on seotud kogu selle pimeda veeajaga. Tegelikkuses näed sa jälle sõnade mäng, eks ju, veeajastust välja astume, sealt pimedast ookeanist välja ju tuleme, õhu kätte ju. See transmutatsioon on ju seotud nagu kiililgi läbi muda, põhjamudast välja tulemise, päikese kätte ja tiibade sirutamise. Need saladused, need peidetud saladused, mida on väga sügavale peidetud. Nii meie sees kui meie ümber tulevad välja. See omakorda tekitab väga suurt segadust meie ümber. Siin on nüüd see jumalik naisprintsiip, see teadvus, see kosmiline teadvus, ex machina, kellega me ennast aktiveerisime just saate esimeses osas. Kes loob kaosest korra, sest suurte saladuste, sügavate saladuste välja tulemine lööb sassi nii meeled kui kehad. Kehamasinad lööb segamini tõe välja tulemine. Kuidas me saame ennast kõige kiiremini, kõige kergemalt kaitsta? Läbi tänulikkuse. Tänulikkus on see, millesse meil on võimalik absoluutselt igas hetkes, igas situatsioonis ennast tuua. Mis aitab meil vabaneda kõigest sellest, mis meid ei teeni. See, mis välja tuleb, see meid edasi ei teeni. Tõde tuleb välja kiht kihilt, järjest uskumatu, lausa ulmeline ja ometi tõde. Ära võta tõe avanemise juures osa manipulatsioonist, kõikidest tunnete ja emotsioonide karussellidest, kuhu sind tahetakse tõmmata täiesti märkamatult
sinu kõige lähemate poolt tavaliselt, kes tahavad sellest mängust kinni hoida ja ka sind seal edasi kinni hoida. See segadus lõpeb, kui sa vaatad endale otsa, mis on sinu kõrgemaks hüvanguks. Kas antud kohtumine, kas antud situatsioon, kas need tunded, need vestlused või sa lähed tänulikkusesse selle teadvustamise eest, nende situatsioonide tekkimise, selle võimalikkuse lubamise, vastuvõtmise ees. Ja lülitad ennast sinna, mis tekitab sinus parimaid tundeid, kõrgemaid sagedusi. Selline algus siia lugemisse meile. See on väga suure põhjusega jällegi niimoodi seatud, sest oleme me reaalsuses sellises kohas, kus me teeme valikuid väga konkreetselt. Igas hetkes, igas päevas teeme me valikuid. Ja need valikud kas viivad meid koostööle või siis mitte. Vaatame, kus on see ärkav kollektiiv siin. Illusioon näitab meile unistustega manipulatsiooni. Ja need unistused on seotud jälle ikkagi selle materiaalse maailma mulli loomisega. Mis see tähendab? Kõige selgemas mõistes oleme me just täpselt selles ajas, kus on võimust võtnud kogu kollektiivi üle rohkemal, vähemal määral, kes kui palju teda endale ligi laseb, tarbimismängu kulminatsioon. Siin on illusioonis puudusteadvuse väljendus, kus veel üks karikas on kogu õnnest puudu ja nii alati. Kogu aeg on midagi vaja. Kogu aeg on midagi vaja ja kohe. Ja kui mul seda ei ole, siis ei ole ju väärt seda mängu mängida. Nii väidab see illusioon meile selles mängus. Mis on reaalses, orgaanilises maailmas toimumas? Visioonide loomine, tugev endasse uskumine. Visioonide loomine, kus müntide äss on pea peal. Ehk kõik visioonid ei ole seotud materiaalsusega. Neid pakkumisi võib tulla nii ülevalt kui altpoolt. Kui me oleme neid vastu võtmas. Kui me tahame näha suuremat pilti. Kui me tahame uskuda kõige võimalikkusesse, nii nagu Louna meid soovitas, siia samasse kõrvale, usu võimatu võimalikkusesse. Antud hetkel visioonide loomises seda usku veel ei ole, see on pea peal, et võimalik võib tõeseks saada. See, et kusagilt või mitte kusagilt võib ilmuda midagi, mida seal ennem ei olnud. Kuidas see saab võimalikuks, et ilmub midagi, mida ennem ei olnud? Sagedus muutub, eks ju.
sagedus muutub ja lisandub pilti. Kas hääl või värvid või uus pilt. Ja kõike seda võib ju iga hetk toimuda, eks ju. Meid on päike ette valmistanud selleks, et suuremat midagi läbi elada, võimsamat midagi kogeda ja vastavalt sagedustele ka seda vastu võtta. Aeg on actioniks. See hirm, mis kollektiivis on endiselt seotud selle, kuidas ma seda nüüd ütlen, see on jälle, see kordab seda puudusteadvust siin. Siin on see lein. Et äkki on kõik see parem läinud. Kõik see, mis puruneb. Sellepärast, et see, mida veel ei näe, veel ei tunne, veel ei usu, sest silmad on need, kes õpivad nägema. Siis see hirm selle tuttava ilmajäämisest. Siin kordab meile ennast müntide äss. Reaalsuses visioonide loomisega oli ta pea peal. Hirmudega, kus on leinamine ja kurbus, on ta õiget pidi. Vaata nüüd enda sisse. Kui palju kaalu on sellel? Kokku on see neutraalsus. Kas on mõtet hoida ennast ankruna kinni millestki, mis sulle tegelikult alati paremana, sinu arengu mõistes alati parema sammuna antakse? Ei räägi me praegu rahalistest väärtustest, hinnangutest, tegemist on ju müntide ässaga, eks ju, materiaalses mõistes, sest väärtushinnangud igal olendil ja meil kõigil on erinevad. Illusioon näitab meile ette teatud mustrit, mida karjaloomad järgivad puudusteaduses olles. Aga ärkav hingolend, kes on siia juhatatud, kes on loomas uusi visioone, siis tema hirmud on endiselt sellega seotud. Need on tugevad mustrid. Ära ole enda suhtes ülekohtune, kui sa neid tunned. See on üks osa sinu vabanemistest. Pluto aitas meil välja lülitada need meile mittevajalikud mustrid, eks ju. Ära unusta, sa ei ole kunagi üksi. See, mis meid aitab nende hirmude ületamisel, on aja mahavõtmine. Aja mahavõtmine ja usaldus oma külvatud seemnete vilja kandmisel. See unistuste ja soovide täitumine, mida kordab meile praegu, eks ju, karikate 9, kes oli illusiooni all, siis vaata nende energiate erinevust, mis sind toetab. Illusioonis oli meil see kaart, kus see Paša istub siin käed ristis ja jalad laiali ja tema käes on kõik 9 karikat. Ainult 10 on veel puudu ja see rüütel toob selle 10. Nii. Eesmärk on täidetud, jackpot on võidetud. Naabrist paremaks on saadud. Et hirm sellest ilma jääda saab ravitud uute unistuste, uute eesmärkide, uute soovide
loomisega samal ajal, kui sa usaldad siiani käidud teed. See kõik on olnud sinu jaoks põhjusega. Keda sa edaspidi saad usaldada? Siin on kohtumõistmine pea peal ja siin on mõõkade 5 pea peal. Need on need mõttemustrid, need võitlused, need tõestamised. Nendest loobumist saad usaldada. Endale saad olla kõige parem kohtumõistja sina ise. Ja mitte alluda teistele kohtumõistjatele. Mitte keegi teine olend ei tea, mis on sinu heaks antud hetkel parim. Igaüks vaatab oma mätta otsast. Ole ettevaatlik soovituste küsimisel või kui neid lausa sulle pakkuma hakatakse ilma küsimata. See on kohe punane hüüumärk sinu jaoks. Kes on see ja mida ta mulle soovitab? Miks ta seda teeb? Kas sa peaksid seda talle ütlema või tema käest seda küsima? Seda ei oska meie sulle öelda. Igalühel omad teemad, omad kontekstid, omad situatsioonid. Kuidas me terveneme nendest ülesannete läbimisest? Meil on siin järgmine äss pea peal. Väga huvitav seis, eks ju. Meil on võimsad energia sõnumid pea peal. Ja meil on järgmine karikate rüütel. Ennem oli müntide rüütel, nüüd on karikate rüütel. Ja siin on väga kiire liikumine, mis peab toimuma sinu ühenduses meele ja südame vahel. Sinu tervenemine toimub läbi nende ühenduse. Ehk siis oma meele alistad oma südamele. Sest kui sa oled astunud usaldusteekonnale, siis enam ei juhi see meeleprogramm sind, vaid juhib süda sind edasi. Ja ta ütleb sulle täpselt, millest on vaja loobuda, sest järgmine samm on see, millest on vaja loobuda ja siin on meil emotsioonide kuninganna pea peal. Ehk siis nendest libasoovidest, libaunistustest lahti öelda, mis ei ole olnud ega kokku kõlanud tegeliku sinuga, vaid on olnud just nimelt kellegi teise poolt kusagilt ette antud väitlusega väidetavalt, et neid on sinule vaja. Siia kõlavad kõik need kohustuslikud haridusteed ja nii edasi, mis ei ole olnud vabatahte valikud, vaid kellegi teise tõestamise täitmiseks tehtud tegevused, käigud, mis iganes. Nendest asjadest tuleb loobuda. Siin on meil see maailm meie ees lahti, eks ju, kui me saame nendest vanadest mustritest lahti. See tuleb kõik appi sulle praeguste uute visioonide loomisel, kui sa ütled lahti nendest vanadest. Sellepärast, et tõesti täna luues ja visualiseerides me tihtipeale ei pruugi teada, mida me tegelikult tahame luua.
ja me tahame väga automaatselt minna nende vanade mustrite peale, aga me ju ei taha neid korrata, seega me peame väga teadlikult aru saama ja teadvustama, et kui me oleme loomas või kirjutamas mingisugust visiooni välja, et see ei baseeruks sellele, mida me juba oleme näinud, kogenud. Me teame selle olemasolu, eks ju. Me teame, kuidas seal asjad kõik toimivad, kuidas see mudel üles ehitatakse, selle arhitektuur luuakse, see muster alguses kuuakse. Siis pigem jah, tühistada see ja vaadata seda soovi, seda visiooni uue võimaliku moega. Meil on järgmises pildis, mida siis soovida, luua, manifesteerida, kui siin oli meil, et loobuda nendest vanadest tunnetest, emotsioonidest, siis me soovimegi neid uusi, järgmise tasandi kogemusi, tundeid, emotsioone. Need ei ole tujud. Tujud on 3D maatriksis. Seinast seina. Need on tunnetega, südamega seotud emotsioonid, mis väljendavad kogetavaid tundeid, mis samm-sammult arenevad, kasvavad, paranevad. Nende sagedused tõusevad. Läbi tänulikkuse, eks ju, ära unusta. Läbi mille? Läbi tänulikkuse. Igal sammul. Sinu uue kuu manifesteerimine, see loomine on seotud jällegi selle võimsa jumaliku naisprintsiibi aktivatsiooniga endas, selle kosmilise energiaga, kelle vastuvõtjad me oleme. See Empress, kes ei väsi ennast meil siin laua peal käia ja meelde tuletada, et me oleme vastuvõtjad. Nii nagu saate esimene pool ütles meile, need vastuvõtjad, lokaatorid, sonarid. Me võtame vastu. Luba manifesteeruda sellel, mis tahab sinu pilti ilmuda. Loomine ei tähenda seda, et sa pead teadma, mida sa lood. Kui sa oled usalduses, sa tead, et kõik jõuab sinuni õigel ajal, kui sina oled vastuvõtja ja annad talle loa tulla endani. Iga informatsioonikild, iga ette öeldud sammukene jõuabki sinuni niimoodi, tilk haaval. Ja kui sa ei ole valmis neid tilgakesi vastu võtma, neid nägema, neid tajuma, neid tunnetama, siis ei saa sinu pildis niipea midagi väga muutuda. Tähendab, sa hoiad seal vana energiat, mis mõjutab sind endiselt. Luba endani tulla uuel informatsioonil, uutel tunnetel, uutel emotsioonidel. Rahu toob see meisterlikkus selles alkeemilises mängus, kus meil on koos hetkel nii vesi, tuli, maa kui õhk. Õhk on need mõõgad, eks ju, siin on õhku mõõkadena nii ässana pea peal kui
münte ehk maad ässadena nii pea peal kui õiget pidi, siis selle rahu toob meile see külluse teadvustamine, see eneses endaks saamine, selle kõige välja lubamine, selle loovuse välja lubamine endast, teadvustamine, et meil on alati kõik, mida hetkes on vaja ja rohkemgi veel. Sa vaata, kui rikkalik on selle müntide kuninga keep, kui palju viinamarju siia on pandud kobaratena peale. Vau, vau, vau. Ja see tugevus ja see nõtkus, mis tuleb läbi oma keha kuulamise, siia juurde päike toob meile karpide 4. See on puhtalt hingeühenduse loomise aeg. See hingede kuu, kus me oleme, eks ju. Ümberhindamine. Teekonna ümberhindamine, kuna meil toimuvad uueks aktivatsioonid, eks ju. Siis sellest vanast loobumine, see usk endasse, et kõik on võimalik ja kõiges on alati olemas lahendus. Igal olukorral on alati lahendus olemas. Sa saad iga situatsiooniga hakkama, mis su teele on toodud. Ja jällegi see päikese toetus siis kogu selle skorpioni märgis, eks ju, mis kinnitab, et see ongi see, mis toob sulle rahu sisse ja kui sa tahad, et see toetus sinuni kiiremini jõuaks, igal esimesel võimalusel suhtle päikesega. Ka siis, kui ta on pilve taga, tervita teda ikka. Me ikka oleme jõudnud sinna hommikusse, mis siis, et meil on pilved. Sajab vihma, sajab lund, vahet ei ole. Me oleme jõudnud hommikusse ja me teame, et päike tõusis, sest meil läks see uues valgeks. Ja sa saad ikka temaga ühenduse luua. See on üks osa sinu hingeühenduse loomisest. Luna rõhutab meile seda sügava ookeani seisu, jumaliku naisprintsiipi, kuhu on peidetud kõik aarded. Me avastame neid aardeid. Ja me teame, et pimedas selle pinna all on peidus palju aardeid. Ja siin on müntide 3, see koostöö, just nimelt nende elementide koostöö. Siin on mesilane, kes oskab ka väga hästi kududa, kärge kududa. Ennem tahtis tulla see Charlotte võrk, eks ju, meelde, kui oli selgitus, kui õrn ja samal ajal tugev on see loomine. Siis see ämbliku võrgu tugevus ja haprus samal ajal, ta ei ole mitte nõrk. Ta on tugev, aga õrn. Ja kui palju vett jaksab kanda üks õrn niidistik. See koostöö, mida siis mesilased meile meelde tuletavad ja kuu veega ja maaga. Ära unusta seda. Sul on vaja maandust ja sul on vaja vett. Tahtsin öelda mett.
kui sa nii tunned. Ja tulem meie lugemises on lõvi, mõõkade kuningas, sellise uhke krooniga, sellise uhke valguskrooniga lõvi, kes on loogiline, väga õigustundlik valitseja. Ja see tulem sellesse seisu, kus me igaüks oleme enese eest seisjad, suveräänsed olendid oma tões läbi kuu ja päikese juhatuse, uskudes võimatu võimalikkusesse, maagiasse, teise sõnaga. See on see tulem. Nii et mida kiiremini hakkame me uskuma võimatu võimalikkusesse, tänama entusiastlikult selle teekonna eest, hüüdma kõva häälega, jagama seda rõõmu, seda kergust, seda usku sellesse transmuteerumisse. Seda kergemini ja kiiremini see aset leiab. Vau! Selline energiapilt ärkavas kollektiivis, sellised soovitused kuult ja tähtedelt, päikeselt ja Meerilt. Võta või jäta. Väga ilusti kõlas meie portaal kokku. Aitäh, aitäh, aitäh. Aitäh sulle, armas, kes sa meiega lõpuni jõudsid ja ennast oma teekonnal aitad ja toetad. Järgmise korrani. Namaste. Jälgi igapäevaseid sõnumeid, mis sinuni on kohe-kohe juhatatud. Ja nii iga päev.